Tere tulemast Libreluuresse kanärgi. Täna näitan teile Embrun Shade mudeli 4 suurust. Nimelt 10 cm, 12,5 cm, 15 cm ja 20,5 cm, mis vastavalt kaaluvad 8 grammi, 15 grammi, 23,5 grammi ja 60 grammi. Lant on iseloomulik paksu kere, õugese saba ja suure kummikonnaga, mis tõhusalt meelitab röövkalu. Lisaks on see hoolikalt viimistletud esteepikava. Lanti külgedel on põikribid, seljal soomuse muster, esile toodud lõpusegaaned ja kõhuiimed. Ja keha all mõlemal pool on kirjas brändi nimi Libreluures. Saadaval on 12 suurepärast värvi, tänu millele saate valida landi vastavat igale püügitingimusele ja aastaajale. Need on pakendatud sellistesse plastpakenditesse, pilistritesse, olenevad suurusest kas 6, 4, 2 või 1 kaupa. Iga tükk on varustatud täpse kaalunäitaja ja landi pikkuse kirjeldusega. Ja nagu eelmises videos, mis rääkis Kraken chatistest, jagan ma ka siin need landid 2 rühmaks. Minu jaoks kohaahvena rühm, kus on siin 12,5 ja 10 cm kummilandid. Ja siis hauk-säga rühm, kuigi see pole muidugi reegel, nagu ma ka eelmine kord mainisin, sest ma püüan alati landi valina selle järgi, millele röövkala parasagu jahti peab. Ja vahel juhtub, et pean haugi püüdma mõne pisikese kummilandi abil, nii et siis panengi näiteks just sellise 10 cm või siis püüan kohale millegi tõeliselt suurega, sest ta toitub näiteks särgedel või latikatel. Nii et me jahtimegi selliste lantidega. Kõige väiksemad laimid. Tavaliselt varustan need klassikalise jikipeada. Vahel lisan lisakonksu, mingi väikese lisakonksu, kui kalad võtavad väga kapriisselt ja õrnalt, näksivad ainult sabast ning mul on võtte, aga ma ei suuda neid haakida. Siis kui püügikoht seda võimandab, panengi lisakonksu juurde. Aga need samad suurused sobivad mulle väga hästi ka dropshot rakendusega püüdes. Seega, kui siin on mõni dropshoti austaja, siis ärge kartke neid kummilante proovida, sest need töötavad tõesti väga hästi. Tänu sellele õhukesele sabale, suure labaga, kerged tõmbed, kerge liikumine. Töötamine ridvatipuga annab neile veest tõesti lahedaid liikumisi, mis avatlevad isegi kõige laisemad röövkala. Ja edasi minnes 15 cm kummilant, mida ma tavaliselt varustan ka jigipeaga. Siin kasutan praktiliselt alati juba lisakonksu. Välja arvatud juhul, kui püügikoht seda ei võimalda, näiteks kui on taime, takistusi või lehti põhjas, siis pean neist kahjuks loobuma. Aga kui kalad on aktiivsed, siis pole mingit probleemi. Nad neelavad kogu selle kummi alla ja probleemi paar, siis on ka kala haakimine lihtne. Ka meie 20 cm kummi juhtub mul vähel varustada gigipea ja lisakonksuga. Siis kasutan seda lisakonksu praktiliselt alati, isegi nendel rohtunud püügikohtadel. Lihtsalt püüan sööta piisavalt kõrgel vees joostüda. Aga sama tihti ja viimasel ajal isegi veidi sagedamini kasutan teist meetodit, milleks on lihtsalt 2 kolmikuga kruvi kinnitamine. Ja kohe näitan teile, kuidas ma sellist sööta vanuskan. Võtame siis oma kruvi ja keerame selle sööda etteotsa sisse. Pidage meeles, et tehke seda võimalikult täpselt, et sööta kuskilt viltu ei keeraks, sest õigesti varustatud sööt kõigub väga kenasti külgedele, peegeldab, nii et see on kindlasti lisaboonus röövkalu püüdes. Kui see kruvi on nüüd kindlalt oma õiges kohas paigas, siis lõõme me lihtsalt selle terava kolmikkonksu siia sisse. Mul on siin täiesti juhuslikult kaasas mõned spetsiaalsed pulgad, millega saan selle kolmikkonksu mugavalt landi kere külge ära stabiliseerida. Aga kui sul endal juhuslikult selliseid vajalikke kruvisid parasjagu käepärast pole, siis löö lihtsalt üks terav ots sinna sisse. Tankue. Ja siis jääb see meede külge. Sellise varustusega landiga püüan ma ilma probleemideta. Haugi ja sägo! Aga ärge muretsege selle pärast, et mul siin lisaraskust pole, sest sama hästi võite kasutada ka raskusega kruvisid. Ma kasutan selliseid, sest see lant töötab suurepäraselt ilma igasuguse lisaraskuseta, eriti madalates püügikohtades, kus pole vaja sügavale minna. Aga kui on vaja sügavamale minna, siis kasutan selliseid väikseid raskusi, mille lihtsalt kinnitan selle eesoleva rõnga külge. Ja nii ongi mul lant raskusega varustatud ja saan sellega minna igale sügavusele, kus tahan püüda. Nii ongi meil 2 tüüpi varustust, ehk siis ilmselt kõige populaarsemad variandid. Klassikaline pea, jigi-tüüpi ja kruvi koos kolmikute konksopeda. Tegelikult, kui teil pole kruvisid, mida muide saab ise teha mingitest pöörlevatest või ühendusrõngastest, siis piisab täiesti ühest jigipeast koos võimaliku lisakonksuga. See saab probleemideta hakkama kõigi nende suurustega. Tuleb lihtsalt suurendada konksu suurust.
Aga kalade hammustamise probleemi pole siin mõtet võtta, sest selliselt relvastatud sööt hammustab tõesti valdavat enamust meist, rille. Ja tänu oma struktuurile on need peibutised väga universaalsed, eriti kuna neid on saadaval 4 erinevas suuruses, nii et saame sihtida praktiliselt kõiki suuremaid kiskjaid. Olen nendega sõiga puhul edukalt hakkama saanud. Väiksemad suurused sobivad koha jaoks väga hästi, seega soovitan neid proovida. Noh, täna võtan veidi suuremad suurused ja lähen haugi püüdma. Ta oli kurat küll, ta oli. Vist oli hea kala. Näh, ta jättis hambad maha. Raske on teil seda näha, sest valgust pole. Ta jättis meile hambad maha. Kahjuks proovime, ehk võtta. See võis olla hea kala, sest vaadake, siin lõikas ja siin pea juures ka. Kõik ühe notova. Nii et teate, suu oli päris suur, siin on ka sügav lõige, nii et võib-olla oli äge kala, aga proovime edasi. Ta ei võtnud uuesti, nii et panen sellise rohekas halli värvi otsa ja proovime. Okei, oleme õigel joolen. Seal kuskil võttis aug mõned aste täällä. Kui ta on huvitatud, siis peaks ta apla. On küll, aga ma ei tea, kas see on sama kala, aga on otsas. Lõpuks on otsas. Isegi tõmbab korraliturk. Vaatame siis, mis meil siin on. See pole mingi hiiglane, aga on oonas. Sellise täieski uskumatu koha valisin ma täna endale siin välja. Et kurat küll, siin on ikka jube ja kohutavalt raske seda kala kätte saada. See õnn ei ole suur, nii et siin ei tohiks probleemi olla. Linnuhääl aga lõi mõnusalt, kummilandi neelas alla. See kala on tõeliselt suurepärane. Ta on kindlasti rohkem kui 60 centimeetri pikkune ja väga hea, nii et proovime ta nüüd hästi ettevaatlikult siit veest välja püüda. Võib-olla toimib see ilma linnukeseta, aga nagu õnn tahtis, on mul nii nõel kui ka kumm. Noh, see on kõige hullem hetk. Noh, vähemalt näed, kuidas sõrmed kaoval kui. Noh, veel üks nipp. Kuraktel. Olgu, sain kala kätte. Ma näitan seda sulle uuesti. Niimoodi, kas see landub? Ta istub. Aga tegevus. Ja ma nägin teda siin varem ründamas. Hakkasin just minema, aga jäin seisma, et tal taanda. Ja see oli hea otsus. Ja ma arvan, et ta läks mõnda päev. Jah, ta jäi mu teele ette. Kas seal üldse kola on? Kurat, kas sa said aru, et ta lõi vaarru? Info, aga ta vahkus. Ta tuli konksust välja. Vaatame nüüd, ma ei tea veel, mis kala see üldiselt on. Ma lõdvendan seda meidi. Oh, hea küll. Kala on tõesti hea. Aga ta on kole. Ma mõtlen, et ta on selline sõdalane. Mulle meeldivad sellised haugid, aga ta on tõesti sõdalane. Ja
80 ja mulst on veel sassi leenad. Võitlen teile, minu nervis. No jah, aga mis teha, kohe hakkame seda lahti hautama. Vaadake, aga tal on jõudu küll. Ma avan rullikaare. Ühe käega on raske, ütlen ausalt ka. Kurat, ma olen nii segaduses. Olgu, kunge, lükka seda praegu edasi. Just sellistes olukordades kaotataksegi. Ja kõla. Mis pagan, ma võtan selle nüüd vooluvõrgust välja, aga see on üldse kaban. Nüüd ma näen seda tegelikult. Vaata, kui suur see kala on. Ilus. Imeilus. Noh, see ongi kalapett. Olgu, viime selle vanamehe teeft ära. Vau, see on natuke kitsas. Panime nätsu kõrvale. Puugid ka. Veel viimast korda, ma näitan sulle. Noh, tohutu kala, noh juust. Vaadake lihtsalt seda pead. Imeline. Suudluslembed. Loodan, et materjal meeldis teile. Saite teada kõik, mida nende lantide kohta vaja oli. Kui teil on veel küsimusi, siis küsige julgelt kommentaarides. Samuti kutsun teid üles tellima meie kanalit ja jälgima meie teisi sotsiaalmeediakontosid, et olla kursis uute materjalidega, sest ilmub tõesti palju videoid nii nende kui ka paljude teiste lantidega. Nii et ma ei hakka pikemalt lipanud. Veel kord aitäh vaatamast ja kutsun teid vaatama järgmisi videoid meie kanali. Tere!